Kiia kontsern on nüüd turuküpseks saanud ja meile kõigile kättesaadavaks teinud väike linnamaasturite segmenti kuuluva hübriidajamiga Niro. Mudeli, mida Kiia enda valikus millegiga võrrelda ei ole. Niro puhul võiks ära mainida seda, et kui me oleme tavakasutajana harjunud sellega, et tavaliselt need ökonoomsed kütusekulu näitajad tekivad just maanteesõidul, siis siin on konkreetselt sõiduk, mille ökonoomsus väljendub just eelkõige linnasõidul ja tulebki välja linnas sõites. Et miks see nii on? Auto on täis hästi tarka ja erinevat selliseid tehnilisi lahendusi, mis kõik selle aktiivselt tagavad. See on natukene kummastav kuulda, me kõik teame ju tegelikult, et see linnasõit alati kütust rohkem kulub. No küll jah, et linnasõidu võib-olla kõige suurem efekt konkreetse sõiduki puhul on see, et nagu me kõik teame, linnas tuleb ka väga tihti pidurdada ja hübriidajamiga sõidukil me kindlasti ka kõik teame, et on tegu akuga varustatud sõidukiga, kõrgepinge akuga, siis selle auto puhul lihtsalt seda pidurdusel tekkivat energiat kasutatakse siis lihtsalt selle kõrgepinge aku laadimiseks, mis omakorda jällegi on abiks hiljem siis hübriidajam on abiks siis bensiinimootorile, võttes osa nagu tööst enda kanda ja sealt ka siis see reaalne kütusekulu võit. Et võrreldes siin täna turul olevate hübriididega on kindlasti üks asi, mis Kiia Niro kasuks räägib see, et Kiia Niro on lõpuni hübriid, mis tähendab seda, et ka maanteel kuni 120 kilomeetrise tunnikiirusega sõites sõiduk lihtsalt ühel hetkel, kui on parameetrid täidetud, võib vastu võtta otsuse, et ta lülitab bensiinimootori välja ja sõit jätkub elektrimootoriga. Kiia Niro on meil valikus 1,6 GDI bensiinimootoriga. Käigukastiks on siin vahel 6-käiguline topeltsiduriga automaatkäigukast ja elektrimootor on 170 Newtonmeetrine ilma harjadeta siis kaua kestev, eks omaselt Kiiale 7-aastase tehase garantiiga ja sama käib ka akupaki kohta. Ülle Rajasaar esindab Eesti naisautoajakirjanike Sumti ning on selle autoga vägagi tuttav. Ma ootasin Kiia hübriidi pikki silmi, et näha, mida nad siis selle Atkinsoniga on teinud. Et väidetavalt nende Atkinsoni tsükkel on siis efektiivsem kui siin võib-olla mõnegi konkurendi oma. Ja mu esimene mulje sellest autost oli väga positiivne. Tõsi küll, see ei seostunud hübriidiga, vaid Kiia Niro olemusega laiemalt, et see auto väljast näeb välja pisike nunnu. No kohe nagu naisena võin öelda, et nagu tõeliselt nunnu auto. Istud sisse ja paned kõik oma ämmad ja lapsed ka sinna autos, ehk siis väljast väike, seest suur auto. Väga positiivne üllatus. Järgmine positiivne üllatus oli see, et see hinna-kvaliteedi suhe on Nirol täiesti arusaamatult liiga hästi paigas. Ehk siis sa saad normaalse raha eest kõik selle, mida sa ootad võib-olla klass või 2 kõrgemalt autolt. Just mis puudutab mugavus- ja turvavarustust. Hämmastav. Sul on olemas kohalduv kiirusehoidik näiteks. Sul on olemas, roolisööndusest me ei räägi, aga sul on olemas kõik see, mis teeb sinu elu siin meie kliimas väga mõnusaks. Ja nüüd, kui sellest hübriidist rääkida, siis diisel võib nüüd minna, mis meil siin lähedal on, Rahumäe kalmistu ja et nad võivad juba hakata minema. Sellega ei ole enam, diisliga ei ole enam midagi teha, et hübriid on igal juhul enne diislit. Esiteks, hübriid suudab anda piisavalt särtsu, minek on kogu aeg ühtlaselt hea. Teiseks, ta on ökonoomne. Siin paberite järgi Niro linnas peaks võtma 3,5. Meie käisime maasektoris sõitmas, tegime siis Apple'ile auto, ehk siis panime auto õunu täis ja tõesti sõitsimegi maal ja maastikul ja see kütusekulu tuli kuskile alla 6 liitri. Rääkides juhiabisüsteemidest, siis loomulikult sõiduk TX-varustuses on võimeline siis ise fikseerima pikivahet autopiloodi kasutamisel, aktiveerimisel. Loomulikult tunnete jalakäijad ära, hädapidurdussüsteem on loomulikult olemas ja kindlasti vastavad meie mudelid 5 turvalisuse tärnile, NCAP-i tärnile, eks ju, mille omakorda siis tagab 7 turvapadjasüsteem.
autol on 3 erinevat varustusastet, suur värvivalik. Autosalongis on olemas ka voolupistik. Juhi ja kõrvalistu istme vahel käetoe sees asub siis 220 volti tavaline seinapistik, mis siis lubab hästi mugavalt siis vastavalt laptopi laadida või siis muud elektritehnikat nii-öelda kasutada. Ja seda tõepoolest täna nagu pakuvad väga vähesed tootjad. Ainuke soovitus on, minge ja proovige. Niro on saadaval tutvumiseks Kiia salongides üle Eesti.